Olen Hans-Kristjan Sapas, olen selle ettevõtte rivaal Impex ja brändi nimega Atto Collection müügijuht, turundustegija ja natuke siis ka logistika arendaja siin ja siis me tegeleme pehmemööbli tootmisega, et toodame siin pehmet mööblit ja siis müüme edasi atto.ee lehel, et pluss siis edasimüüjad veel ka. Ütlen niimoodi, turundusolukord enne turunduslaboriga liitumist oli 0, ehk siis kui ma siia ettevõttesse tulin, siis meil ei olnud e-müüki, e-poe müüki ja müük käis ainult läbi siis edasimüüjate ja minu teadmised, kuna ma olen ise siis tele- ja operaatori ja siis kaamera ja video valdkonnast, siis olid samamoodi tegelikult suhteliselt 0, et natukene ma olin ennast ise turundanud oma ettevõtte osas, aga väga vähe, see ei olnud minu jaoks turundus, see oli minu jaoks lihtsalt natuke pildis olla, et ma ei pidanud otseselt tegema, kuna ma töötasin teles, siis ma ei pidanud ennast ise otseselt turundama. Põhimõtteliselt peamine põhjus, miks ma soovisin turunduslaboriga liituda, oli see, et mul ei olnud üldse väga teadmisi. Ja mõtlesin, kuidas teadmisi saada. Kooli minekuks ei olnud varianti, lihtsalt tuli hakata kohe pihta ja tegema siin ettevõttes ja selles mõttes ma vaatasin, ma leidsin kuskilt need turunduslabori tagasisided, need videod, ma hakkasin neid vaatama, mõtlesin, et ohoo, väga huvitav. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ongi tõesti variant olemas, et saame nagu niimoodi ka. Ja kuna COVID-i aeg oli, siis tegelikult meil oli väga ruttu vaja mingit lahendust. Ma olin väga skeptiline selles mõttes, ma mõtlesin, et mis ikka saab üks nii-öelda internetikoolitus niimoodi anda juurde. Et ma tõesti vaatasin neid tagasidesid ja siis nagu kuidagi hakkas tekkima selline, et okei, see võib isegi olla nagu hea. Ja täna ma ütlen nagu seda, et ma soovitan teistele, lihtsalt ütlengi, et kõik, kes, ma tean, mul on väga paljud tuttavad, kes on skeptilised sellega, ma ütlen, et ma olin ka täiesti, aga ma soovitan väga, sest et see toob tagasi. Ma arvan, et äkki mingisugune 6 kuud või natuke peale oli selline, kus me tõesti nagu hakkasime juba nagu päris tulemusi nägema. Tulemusi hakkasime me tegelikult kohe nägema, sest et me hakkasime tegema sotsiaalmeediat, Facebooki ads postitusi, asju, kõiki neid asju, natukene ka SEO poolt ja seda ehitasime ka nii, nagu me oskasime, aga kuna meil on meie ettevõtte nagu selline ladvik osa on üpris väike, siis me peame saama mitmete asjadega hakkama, siis see hakkas niimoodi step by step pihta ja selles mõttes tulemused olid tegelikult ikkagi natuke pikema aja peale. Ja see on loomulik ka lihtsalt kõik need infokogumised, mis on vaja selleks, et saada tulemusi ka, et selles mõttes umbes 6 kuud. Kõik on paremaks läinud, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt meie ettevõtte brändi lugu ongi natuke nagu turunduslabori lugu selles mõttes ka, et meie jaoks turunduslaborisse minek oli see, kus me saime oma brändi tegelikult turule üldse. Ehk siis meil oli nagu bränd olemas, aga meil ei olnud üldse turundust ja me võtsime turunduslabori, hakkasime tegema nii-öelda samm-sammu haaval seda, mida siis Timo seal soovitas ja selles mõttes võibki öelda niimoodi, et mis on paremaks läinud see, et me oleme täna ikkagi pildis tugevalt, küll mingisuguste väikeste viperustega vahepeal, aga selles mõttes me oleme ikkagi pildis. Täna on erakliendi müük on nagu nii palju tõusnud lihtsalt, või selles mõttes nullist siis on tõusnud ja umbes 60% peale, et selles mõttes on see nagu väga hästi. Kui me räägime erakliendi müügist ja siis edasimüüjate osakaalust, et siis me oleme ikkagi teinud endale täna selle nime niimoodi ja mitte ainult nime, vaid ka kõik selle inimeste poolse tagasiside ja kõik see, et see on väga teretulnud olnud ja tervitatav olnud meile ja me oleme nagu väga tänulikud selle eest, et inimesed hindavad ja siis ka soovitavad meid. Kui ma Timoga kohtusin, siis ma ütlesin ka, et me oleme 0-st 60 000-ni ehitanud oma käibe, see oli siis 2,5 aastaga umbes sellised. Me oleme täna seda brändi, olemegi umbes 3 aastat niimoodi keskelt läbi, eks me natukene seda nagu loeme erineval viisil, sest me tulime brändiga küll turule, aga see ei läinud kohe nagu meil töösse, me ei võtnud turunduslaborit külge, me hakkasime ise üritama ja siis, kui me võtsime turunduslabori külge, siis hakkasid tulemused tulema. Ehk siis ma arvan, et 1-2 aastat on olnud umbes see aeg, kus
ma nagu näen, et jah, et on nagu väga hästi olnud ja see käibenumber nagu võtab ja siis 2 aastaga oleme siis viinud käibe 60 000-ni. Uhkus on selline asi, et ma ei tea, uhkust ei tahagi tunda, et ma olen rõõmus selle üle, et ettevõte on hea sõnaga pildis. Meil on väga vähe sellist tagasisidet, mis võib-olla nagu tekitaks kliendile kahtlusi või sellist halba mõtteviisi. Noh, ütleme üleüldse, mis tekitaks kliendile nagu just kartust osta meilt, ütleme nii. Et meil on seda põhimõtteliselt polegi. Me oleme lihtsalt panustanud selleks, et seda ei oleks. Me oleme seda teinud, meie tooted on vastava kvaliteediga, meie bränding on vastava kvaliteediga, me oleme väga, ja see on üks turunduslabori nagu nipp, mis me saime, et tagasisidede kogumine ja me oleme väga palju tagasisidest kogunud ja oma Instagrami lehe näiteks me oleme lihtsalt ehitanudki tagasiside peale üles, et klient saadab oma pildi, lisab oma tagasiside ja me paneme selle üles. Ja see toob meile nagu väga palju edu selles mõttes. Ehk siis mille üle ma olen uhke, ma olen pigem lihtsalt tänulik, et tänasel keerulisel ajal, nagu me oleme, ettevõte on väga heas pildis ja kõik on nagu hästi, et üleüldse ma mõtlen keerulisel ajal ühiskonnas, et tegelikult mööblimüük ei ole täna lihtne, aga tänu turundusele on seda võimalik teha hästi. Ma ütleksin niimoodi, et kindlasti ongi need tagasisided, kuulake nüüd kõik läbi. Mõelge, mis on see kasu, mida te saate ja mis on see kahju, mida te ei saa, kui te ei võta sellest nii-öelda pakkumisest kinni. Sul ei ole mitte midagi kaotada, et proovi ära, noh, ma arvan, et ma ei pidanud isegi mingi 10 päevaga, ma sain aru, et mul ei ole vaja seda nagu 100 päeva tagasi saamist, et lihtsalt sa saad enda jaoks juba nii palju know-how'd, et see on nagu see tõsiselt suur nagu rõõm, et on ehitatud üles selline platvorm internetti, mida sa saad nagu siis võtta, panna selle rakendada ja see toob tulemusi. Et see on äge. See on meile mitmekordselt tagasi toonud. Ma hindan seda, et see investeeringu summa ka, ütleme see kuumakse ja see on tegelikult olematu sellest, kui palju ta toob ettevõttele tagasi, kui palju ta toob üleüldse nagu kogu juhtkonnale ka tagasi, et see ei ole ainult nagu ettevõttele nii-öelda isiklikult, meil on juhtkonnas, meil on ka teisi ettevõtlusi nii-öelda, millega me tegeleme ise ja see nagu üks on see, et me täna teeme pehmemööbli siin, aga me saame seda know-how'd ju igal pool kasutada ja turunduslabor sobib iga ettevõtte jaoks, ma ütleks seda. Ehk siis, kui sa tahad tulla oma brändiga turule, siis see turunduslabor sobib selleks väga hästi.